Pealtnäha tundusid nad õnneliku paarina. Nad olid olnud abielus üle 10 aasta. Mehel oli sõrmus, millel olid nende nimed. Aga nüüd saame teada, et selle naeratuse taga on süüdistused, et see naine ja ohvri poolvend on võimelised millekski, mida keegi ei osanud oodata. Uued kohtudokumendid kirjeldavad väidetavat jõhkrat tapmist ja hoolikalt läbimõeldud kohutavat katset seda väidetavalt varjata. Ja nüüd on naist ja venda süüdistatud selles, et nad tükeldasid inimese surnukeha, kellest arvati, et nad temast hoolisid. Ning peitsid kehaosi sügavkülma, jättes väidetavalt isegi käe ja teisi kehaosi järve. Ja siis on meil väidetav internetiotsingu ajalugu, millest me just teada saime. Ja me ei suutnud seda uskuda. Mida selle mehe naine väidetavalt otsingumootorisse sisestas, lootes, et tema abikaasa tapmine võiks igaveseks saladuseks jääda. Me käsitleme juhtumit, mille esitas Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Mõnes mõttes on see lugu paarist, kes näisid teineteist tõeliselt armastavat ja lugu vendadest, kes näisid teineteise üle tõeliselt uhked olevat. Vähemalt mingil hetkel. Nad olid pereliikmed, kes veetsid aastaid üksteise kõrval. Kuid eelkõige näib praegu, et see lugu räägib reetmisest, selle sõna kõige õudsemas tähenduses. Ma sain just kohtudokumendid, mis kirjeldavad, milles Robin Turnerit ja James Adamsit süüdistatakse. Robin Turneri abikaasa ja James Adamsi poolvenna suhtes. Nüüd selle nädala alguses rääkisime sellest loost ja sellest, kuidas neile on esitatud süüdistused Dale Wayne Turneri, kes oli 38-aastane tükeldamisega seoses. Nüüd Turner, Robin Turner, abikaasa ja James Adams, poolvend, mõlemad ilmusid sel nädalal Illinoisis kohtu ette. Ja me räägime kohe, kuhu see juhtum siit edasi liigub. Prokurörid väitsid, et mõlemad, need 2 kahtlusalust, ei tohiks vahi alt vabastada, kui nende kohtuasjad edasi liiguvad. Ja te võite aru saada, miks prokurörid nii tunnevad, kui vaadata kohtudokumente, mille me just saime. Sest seda, mida need 2 väidetavalt tegid, on raske sõnadesse panna. Ma mõtlen, et iga inimese jaoks oleks šokeeriv teist inimest tükkideks lõigata, kuigi kahjuks oleme seda varem näinud. Aga asjaolu, et väidetavalt olid selleks ohvri naine ja tema vend, on lihtsalt sõnu seletamatu. Ja siis jõuame nende ausalt öeldes hämmastavate internetiotsinguteni, mida Robin Turner väidetavalt tegi pärast seda, kui tema abikaasa väidetavalt pussitati surnuks tema enda poolvenna poolt. Prokurörid ütlevad, et see väidetavalt näitab, et ta teadis täpselt, mis toimub. Üks neist otsingutest ja ma toon teile lihtsalt ühe näite ning siis vaatame kohe ka ülejäänud. Üks otsingutest oli tema küsimus, kas keegi võib surra Adderalli üledoosi tõttu, väidab politsei. Ja uskuge mind, see on vaid jäämäe tipp. Võite mäletada, et kui me sellest juhtumist esimest korda rääkisime, algas see šokeeriva avastusega ühes Illinoisi järves. See oli Mattooni järv, mis asub umbes 3 tunni kaugusel lõunas Chicagost. Üks perekond oli paadiga järvel, püüdes veeta toredat päeva ja nad arvasid, et nende paadi poole ujub surnud kala. Nad võtsid aeru, et seda eemale lükata, aga kui nad lähemale jõudsid, said nad aru, et see ei olnud surnud kala. See oli inimkäsi ja nad said aru, et see oli inimkäsi, kui nad lähemale jõudsid, sest sellel oli tätoveering. Ja see tätoveering oli Green Bay Packersi jalgpallikiiver koos kolbaga. Üsna ainulaadne kunstiteos. Nii et Illinoisi osariigi politsei avaldab selle teabe, öeldes, et nad üritavad tuvastada, kelle käsi see on. Ja siis keegi helistab ja ütleb, et see kuulus Dale Wayne Turnerile, 38-aastasele mehele, kes elas Joliet'is, Illinoisis. Ja mida me Dale Wayne'i kohta praegu teame, on see, et armastas Chicago Bearsi, nagu paljud Illinoisis. Ja teda meenutatakse kui lahket inimest, kellel oli suurepärane huumorimeel. Nagu on kirjas GoFundMe lehel. Tema nõbu ütles Chicago WLS TV-le, et kui see lugu esimest korda avalikuks tuli ja Dale Wayne Turneri nime mainiti, helistas ta Dale Wayne'i naisele, Robin Turnerile. Ja loomulikult enamik inimesi helistakski sellises olukorras just talle. Aga see on see, mida ta ütles telejaamale. Tsiteerin. Ma olin temaga telefonis 10 minutit enne tema arreteerimist ja ma küsisin, Robin, mis toimub? Miks ma kuulen kõiki neid hullumeenseid asju, mida ma kuulen? Kus on Dale Wayne? Ta ütleb, ta on ikka veel ravil. Ja siis ta ütles, las ma helistan sulle kohe tagasi. Ma ei rääkinud temaga enam kunagi. Nüüd Robin Turner arreteeriti koos Dale Wayne'i 26-aastase poolvenna James Adamsiga.
see on see, mida me nende suhtest teame. 2022 aastal kirjutas Dale Wayne Facebookis, tsiteerin. Palju õnne 22. sünnipäevaks mu väikesele vennale, James Adamsile. Me armastame sind ja oleme väga uhked selle üle, kui kaugel oled jõudnud, kasvades poisist meheks. Ema oleks sinu üle väga uhke ja ma tean, et ta naeratab sulle täna taevast. Palju õnne sünnipäevaks, väike vend. Nüüd, mis puudutab Robinit ja Dale Wayne'i, siis nemad olid olnud abielus vähemalt 10 aastat. Praegu on tema 62-aastane, tema mees on 38. Seal on küll väike vanusevahe, aga piltide põhjal, mida oleme näinud, tundus, et nad olid tõesti armunud. 2022 aastal postitas Turner järgmise tsitaadi. Head 12. pulma aastapäeva minu elu armastusele, Robin Monroe Turnerile. Ma armastan sind nii väga, kallis. Loodan, et meid ootab ees veel palju aastaid. Nüüd jõuabki see lugu oma kohutava pöördeni. Ja nüüd saame teada, mis väidetavalt juhtus Dale Wayne Turneriga ning milliseid, tsitaat, äärmuslikke meetmeid tema naine ja vend olevat kasutanud, et väidetavat kuritegu varjata. Ja ma ütlen teile, ma ei ütle, et nad tegid politseitöö lihtsaks, aga tundub, et politseil on selle juhtumi kohta väga palju tõendeid. Nüüd oleme teada saanud, et õiguskaitseorganid ei leidnud järvest mitte ainult Turneri kätt koos selle Backersi logotätoveeringuga, vaid nad leidsid järvest ka mitu musta prügikotti ning nendes prügikottides olid kehaosad. Kus kehaosadega olid kottides ka raskused ning need esemed, raskused, olid piisavalt äratuntavad, et politsei sai aru, et need osteti kohalikust Walmartist. Ja sellest räägime kohe edasi. Politsei suutis kindlaks teha, et järvest leitud kehaosad kuulusid Dale Wayne Turnerile. Mitte ainult tätoveeringu, vaid ka sõrmuse tõttu. Ja see on tõesti südantlõhestav. Politsei sõnul oli Dale Turneril ühel käel sõrmus, millel oli graveeritud Dale Hart Robin. Ja kui sa sellele mõtled koos sellega, millest teda süüdistatakse, siis see lihtsalt ei tundu loogiline. Politsei sõnul, kui nad seostasid kehaosade juures leitud raskused kohaliku Walmartiga, läksid nad ja vaatasid turvakaamera salvestisi üle. Ja see toob selles uurimises tõelise läbimurde, sest nad ütlevad, et inimene, kes nende arvates need raskused ostis, sõitis Walmartisse RAM-veoautoga. Ja nad ütlevad, et see inimene oli poolvend James Adams. See on nüüd huvitav. Prokuröride sõnul on veoauto registreeritud mitte ainult James Adamsi, vaid ka Robin Turneri nimele. Walmarti sees ütlevad politseinikud, et nad vaatavad üle valvekaamerate salvestised. Nad jälgivad Jamesi ja ütlevad, et ta ostis endale täiesti uue riietuse. Ta vahetab riided poetualetis ja viskab oma vanad riided prügikasti. Politseil on nüüd need vanad riided, sest nad leidsid need Walmarti prügikastist. Nüüd ütleb politsei, et nad kasutasid numbrimärgi lugejaid, et jälgida veokid Jolieti piirkonnast Illinoisis kuni Mattooni järveni. Vaatame nüüd natuke ajajoont üle. 26. Juunil, mis on 2 päeva enne seda, kui see käsi järvest leiti, ütleb politsei, et veokit nähti õhtul kell 19.18 lõuna poole sõitmas. Kotid kastis. Siis vähem kui tund hiljem pole need kastid, mis olid veokis, enam nähtavad. Politsei ütleb, et neil on nüüd need kastid ka tõenditena olemas, sest keegi helistas hädaabinumbrile 911, öeldes, et leidis kastid oma hoovist ja andis need õiguskaitseorganitele üle. Politsei sõnul on neil juba mõned päevad varem, 23. juunil kaamerasalvestis, mis näitab, et sama veoki tagaosas, mis on registreeritud Turneri ja Andrewsi nimele, oli kott betoonisegu. Kuid kui politsei hakkas seda veokit jälgima ja pani jälitaja Robin Turneri ja James Andrewsi peale, avanes see juhtum täielikult. Sest 34. juunil helistab Dale Wayne'i teine vend, mees nimega Steven Turner, hädaabinumbrile 911. Ja ta ütleb politseile, et Robin ja James rääkisid talle, et nad väidetavalt tapsid Dale Wayne'i ja tükeldasid tema keha. Nad ütlesid, et tema säilmed olid peidetud nende kodu keldris olevasse sügavkülmikusse. Ma mõtlen, kuidas üldse jõutakse selleni, et keegi isegi väidetavalt tunnistab midagi sellist. Nüüd, see on see, mida vend politseile rääkis, kuidas kõik see toimus vastavalt nendele kohtudokumentidele. Ta ütles neile, et ta elab nüüd koos Jamesi ja Robinaga ning nad kolisid kolmekesi just uude majja. Siin on mõned asjaolud, mis on praegu ebaselged Robina ja Jamesi suhte kohta. Ja siis on veel see kolmas vend ning Dale Wayne Turner. Kuidas tema sellesse kõigesse sobitub? Tundub, et Steven Turner, kes on selle juhtumi tunnistaja, ei ole süüdistuse all. Ta oli koos James Adamsi ja Robina Turneriga sel ööl, kui nad väidetavalt talle tunnistasid, mis juhtus Dale Wayne'iga. Ja nad ütlesid, et olid väljas käinud.
Nad läksid Indianasse, et ilutulestikku hankida, ilmselt 4. juuli jaoks. Nad lähevad KFC-sse õhtus sööma ja siis lähevad tagasi ning vaatavad kodus filmi, kui James Adams ütleb Steven Turnerile väidetavalt, et tal on midagi, mida ta peab talle üles tunnistama. Ja just seal väidetavalt ütles James Adams, et 2 nädalat varem nende kohtudokumentide kohaselt tuli Dale Wayne Turner nende majja ja sattus vägivaldsesse konflikti Robini ja Jamesiga. Ja James ütleb, et selles vägivaldses konfliktis haarab ta noa ja pussitab Dale Wayne Turnerit mitu korda ning Dale Wayne Turner sureb. Oluline on märkida, et politsei märkis oma raportis, et James Adamsil ei olnud arreteerimise hetkel nähtavaid tõsiseid vigastusi. Seal on kirjas, tsiteerin. James ja Robin ütlesid Stevenile, et nad ei olnud kindlad, mida teha ning mainisid Dale Wayne'i keha tükeldamist ja tema peitmist keldris asuvasse sügavkülmikusse. Steven ütles, et nii James kui ka Robin ütlesid, et neil kulus vereplekkide koristamiseks umbes 4 tundi. Steven ütles, et nii James kui ka Robin ütlesid, et nad tükendasid Dale Wayne'i ja viisid mitu kehaosa järve äärde, kus neist vabaneti. Nüüd räägin ma veidi rohkem sellest, mida politsei väidab, et nad majast leidsid. Aga kõigepealt räägime sellest, mis juhtus siis, kui nad Jamesiga silmitsi seisid, mis oli umbes kell 11 õhtul, kui teine vend helistas hädaabi numbrile 911. Nad ütlevad, et nad lugesid Jamesile tema Miranda õigused ette ja ta keeldus edasi rääkimast, kuid väidetavalt ütles ta siiski midagi. Ta ütles, tsiteerin, üks asi, mida ma ütlen, on see, et mina tegin seda, aga ma tegin seda enesekaitseks. Selle ma ütlen teile. Tsitaadi lõpp. Nüüd, mis puudutab Robinit, siis tema rääkis politseile ilmselt sarnase loo, et vennad läksid tülli ja James pussitas Dale Wayne'i mitu korda. Ta väidab, et James käskis tal aidata kuritegu varjata. Ta väidetavalt tunnistas, et osa Dale Wayne'i kehast oli endiselt maja keldris sügavkülmas. Sügavkülmik, mille ta väidetavalt ostis ainult selleks, et peita oma abikaasa keha. Mehe keha, kes kandis sõrmust, millel oli graveeritud tema nimi, nagu politsei väidab. Äga ta väidab ka, et ta polnud kohal, kui see vägivaldne kokkupõrge aset leidis. Ta ütles, et külastas oma ema hooldekodus 21. juunil. Ta väitis, et James ja Dale Wayne läksid sel päeval tülli ning tüli põhjuseks olid spordikaardid. ta ütleb, et kui ta ema juurest koju naasis, tundis ta majas valgendi lõhna. Politsei väitis ka, et 21. ja 30. juuni vahel tehti kodus mitu remonditööd. Sealhulgas ostis Robin 2 uut vaipa. Aga võib-olla on selle juhtumi suurimaks tõendiks see, mida ta väidetavalt internetist otsis. Ja see viib meid tagasi 2. juunini. Kõik need otsingud on selles kohtudokumendis kirjas. Ma tahan need koos sinuga läbi vaadata. Need on tõesti šokeerivad. Alustame siis 2. juunist. Ta otsib väidetavalt, kas kloroform teeb sind tõesti teadvusetuks. Siis 6 päeva hiljem, 8. juunil küsib ta, kas sa võid, see tähendab ilmselt surra siin, surra liitiumi üledoosi tõttu. Samal päeval, kas sa võid surra Adderalli üledoosi tõttu? Siis 14. kuupäeval, kas sa saad teha enesetapu unerohuga? 16 kuupäeval, kui palju Tidepodi, ma arvan, et seda ta mõtleb, võib kedagi haigeks teha? Siis 18. kuupäeval, kas on lihtne kukkudes pea lõhki lüüa? 18. kuupäeval jälle, kas Adderall võib panna pea ringi käima? 18. kuupäeval jälle, sügav külmakirst. Siis on sul 20 kuupäev. Kuidas näeb välja Adderalli üledoos? 22. kuupäeval, mida saab teha, kui tõstad midagi rasket, mis on ümber läinud? 22. kuupäeval, kui palju betooni on vaja 924x12 postiaugu jaoks? Siis 24. kuupäeval küsib ta, kui kaua ja ma usun, et ta ütleb, kui kaua võtab aega 26-naelase kalkuni külmumine. Siin näite, et osa trükkimisest on veidi lohakas. Ja siis 24. kuupäeval, miks on nii palju kadunud inimesi, keda kunagi ei leita? See on kõhedust tekitav küsimus. Kuidas sa lahutad inimesest, keda sa ei leia? See on uskumatult häiriv. Ja siis 25. kuupäeval otsib ta betoonisegistit. Ta otsib seda tegelikult 2 korda. Ja siis, kas riknenud liha võib haiseda, mille järel oli kirjaviga? Ma arvan, et ta pidas silmas, kui see on külmutatud. Ja siis, kas sa pead keha balsameerima?
ja politsei on kõik need asjaolud lisanud avaldusse, et takistada tema vabastamist vahi alt, kuni see juhtum edasi liigub. ja kõiki neid interneti otsingumootori päringuid kasutatakse selle esitamiseks kohtule. Seejärel läks politsei selle maja keldris asuva sügavkülmiku juurde, kus ta ütles, et seal on kehaosi. ja sa tõesti tunned kaasa õiguskaitsjatele sellepärast, mida nad leidsid, sest seda pole lihtne jagada. muidugi mõtled Dale Wayne Turnerile ja sellele, mida ta väidetavalt läbi elas, aga ka sellele politseinikule, kes selle sügavkülmiku avas. politsei sõnul oli sügavkülmik nende leidmise hetkel lukus, selle peal olid betoonplokid. Selle peal oli tekk ja see oli ka teibiga kinni kleebitud. Politsei sõnul olid läheduses ka verejäljed. Kui sügavkülmik avati ja ma loen nüüd kohtudokumendist, avastas politsei, tsiteerin, osalise surnukeha. Seal oli torss, kael ja pea, kuid jäsemeid polnud. P oli torssi küljes ja see isik tuvastati kui Dale Wayne Turner. Elukohas leiti mitmetel pindadel punaseid veremoodi plekke. Leiti tõendeid ümbertegemise kohta, sealhulgas värskelt värvitud seinad, värskelt värvitud trepid, värskelt värvitud välisuks, uus vaip elutoa põrandal ning tõendeid selle kohta, et puidust paneelid olid eemaldatud. Praegu on Robin Turner ja James Adams süüdistatud tapmise varjamises ja surnukeha tükeldamises, kuid mõrvasüüdistust pole veel esitatud. Sel nädalal ilmusid Robin ja James kohtusse, kuna osariik nõudis kõigil neil põhjustel, millest oleme rääkinud, et ka tema ja James Adams tuleks eelvangistusse võtta. Ruben ilmus neljapäeval kohtusse, kus osariik tõi välja kõik need põhjused, millest just rääkisime, miks nad usuvad, et ta tuleks eelvangistusse võtta. Kohtuandmete kohaselt on tal järgmine eelvangistuse arutamine kavandatud reedele 17. juulile. Mis puudutab Adamsit, siis kohalike meediakanalite andmetel oli ta reedel kohtus, samal ajal kui õiguskaitseorganid jätkavad tema vastu süüasja koostamist ning võib lisanduda veel süüdistusi. Meiega on nüüd sellest juhtumist rääkimas pensionil NYPD detektiiv David Sarney. Prokuröride esitatud avalduses on palju infot. Tundub, et tõendeid on palju. Tundub, et need kaks kahtlusalust, kui kõik väidetav vastab tõele, ei teinud uurijate jaoks selle õõvastava juhtumi puhul asja eriti keeruliseks. Mõnest neist tekstisõnumist pole me veel rääkinud. Ma mõtlen, räägime Robin Turnerist, sest ta ütles, et ta polnud kohal, kui Dale Wayne Turner ja väidetavalt tema vend sattusid sellesse kaklusesse. Ja siis James Adams pussitab Dale Wayne Turneri surnuks. Aga on olemas tekstisõnumid. Ta räägib valgendi lõhnast, mida ta tundis, kui ta koju tuli. Ja rääkides James Adamsiga ütleb ta, et see jätab meile umbes 1,5 tundi. Ma ei tööta. Võib-olla peame ostma tõstuki ja selle ära tegema. Kolmapäeval pärast nende lahkumist vala vajadusel veel valgendi, kui hakkab imelikult lõhnama. Ja siis ütleb ta, tsitaat, kindlasti kustuta kõik täielikult ära. Ja see ongi tõend, mis prokuröridel olemas on. Ja see ongi see, kui sa räägid kogu olukorrast. Ja ma usun, et James väidab, et tegu oli enesekaitsega ja spontaanset ütlust. Aga hea on see, et ta rääkis. Ja kõike, millest ta räägib, saab ümber lükata olemasolevate põhitõenditega. Üks neist on sõnumivahetus. Ta ütleb, et ta polnud seal, aga kui ta ei teadnud sellest midagi, miks ta siis ütleb, et kustuta kõik? Miks ta üldse valgendist räägib? Ja ta ütleb, et ta lihtsalt tundis selle lõhna. Nii, et praegu on sul süüdistus kuriteos laiba kõrvaldamise eest. Kas me saame selle juures mõrva süüdistuseni jõuda? Me teame, et see on tapmine, surm teise isiku käe läbi. Aga Robin on üks neist inimestest, kes ei pruukinud olla lihtsalt osaline, vaid ta võis sellele tõuke anda, lähtudes praegustest süüdistustest ja olukorrast. Kui sa vaatad seda dokumenti sügavamalt, näed, et ta tegi Google'i otsinguid Dwayne'i kohta, kuidas teha asju, aga ka Aderalli, üledooside, tablettide ja vigastuste kohta. Nii, et tema kohta koguneb palju tõendeid. See ei saa olla lihtsalt nii, et mina ei teinud midagi. Kõik oli tema. Tundub, et ta on osaline vandenõus selle mõrva toimepanekuks. Ja tundub, et on natuke ebaselge, milline oli nende suhe abieluseisund. Kui vaatad tagasi aastasse 2022, nad tundusid väga armunud olevat, tema ja Dale Wayne, vabandust. Aga siis, tead, tema nimele on registreeritud see RAM-i veok, mida politsei jälgis ja mis näib neid tõesti seostavat sellega, mis järve äärest leiti. Tema prokuröride sõnul on sellel koos Jamesiga kirjas. Nii et nad olid selle sõiduki omanikena koos registreeritud. Ja siis nad elasid koos ning siis on veel see kolmas vend, kes oli see, kes politseisse helistas, õnneks. Pärast seda, kui talle väidetavalt räägiti, mis juhtus.
selle salvestamise hetkel pole mõrvasüüdistusi esitatud. Muidugi võib see peagi muutuda. aga sul on see lugu Jamesilt, kus ta ütleb, et Dale Wayne tuleb koju. Nad lähevad füüsilisse kaklusse. Ja siis mingil hetkel haarab ta noa ning pussitab oma poolvenda surnuks. Hiljem nad kõrvaldavad laiba. Palun pane tähele, et tal ei paistnud olevat palju vigastusi. Võib-olla ta kukkus trepil või midagi sellist, aga tundub, et ei olnud. Tead küll, kui keegi saab näiteks rusikaga näkku, siis selliseid vigastusi ei olnud. Kuidas õiguskaitseorganid, kui nad usuvad, et tema seda tegi, et see oli mõrv, mitte enesekaitse, kuidas nad selle välja selgitavad? No see taandub kogu sellele infole, mis sul peab olema, et see idee ümber lükata. Tead küll, probleem on selles, et nad üritavad laibast lahti saada. Nad näevad viise, kuidas nad üritavad laibast lahti saada. Nad lähevad Walmarti, ostavad asju. Neil on sõiduk videosalvestisel. Ja see on üks asi digitaalse kohtuekspertiisi tõendite kohta. On suurepärane, sest see annab tükke puslesse pärast juhtumit. Tead küll, meil on surm, meil on juhtum. Me ei tea, kas see on mõrv. Me ei saa mõrvas süüdistust esitada, kui ta tapeti ilmselt enesekaitses. Seda võib ümber lükata mitmete tegurite põhjal. Näiteks vigastused, mille sai James, kes väidab või võib väita seda enda kaitseks, kui see süüdistus muutub mõrvaks. Ja lisaks sellele, kes on ahela kõige nõrgem lüli. Kas naine on sama vastutav, kuna ta ütleb, et tema tegi seda? Kas nad saavad teda mõjutada nii, et ta ütleks selle tema kohta ja paneks süü tema peale? Aga siin on selle juhtumi juures üks asi. Ta väidab, et ta polnud kohal, kui see juhtus ja et see oli lihtsalt juhus, et ta sattus sinna ja tundis valgendi lõhna. Aga kui sa vaatad kogu seda digitaalseid tõendeid, siis näed, et tema peas oli koos Jamesiga mingi plaan surnukehast vabanemiseks, kus ta teadis, et ta on surnud. Mitte ainult see, ma usun, et tema poole pöördusid ka pereliikmed, küsides, kus ta on. Ja ta väitis, et ta on ära või võõrutusravil. Nii et nad olid nagu, ta teadis, et teda enam pole, ta teab seda. Ja kui me ei suuda leida füüsilisi tõendeid, mis teda sellega seostaksid, siis kaudsed tõendid teevad seda. See on nii kurb juhtum, sest sa ei taha näha, ma mõtlen, see on ju perekond, ükskõik mis kahju, ükskõik mis toimub. Ma mõtlen, see tundub nagu planeeritud katse Dale Wayne'i tappa ja laibast vabaneda. See on reetmine igas selle sõna tähenduses. Ma mõtlen, see osa, millele ma kogu aeg mõtlen, on see, et kui nad järvest kehaosi välja toovad, mis on juba iseenesest õõvastav, siis tal on sõrmus sõrmes, millel on tema nimi. Tõenäoliselt on see abielusõrmus. Tead küll, Dale ja Robin. ja see on lihtsalt nii kohutav mõelda, et tema, tead küll, ta oleks võinud, kui see, mida väidetakse, on tõsi, et see oli enesekaitse ja asjad läksid viltu ja nii juhtuski, siis kuidas sa ei kutsu politseid? Kuidas sa üldse nii kaugele jõuad, kui see, mida tema räägib, on tõsi? Et ta lihtsalt läks sellega kaasa. Kuidas sa üldse jõuad selleni? See lihtsalt ei mahu pähe, see on täiesti arusaamatu ja ma ei tea, mis sõna seda veel kirjeldaks. Jah, sest sellepärast ongi praegu oluline kogu see digitaalne kohtuekspertiisi tõendusmaterjal. Näiteks Google'i otsingud, mida ta tegi, sõnumid tema ja Jamesi vahel. See kõik viitab sellele, et tegemist ei ole lihtsalt juhusliku vahejuhtumiga. Et issand, toimus suur kaklus ja ta pussitas teda. Me ei tea, sellepärast tehaksegi lahkamine. Me ei tea, mitu korda Dale Wayne'i pussitati. Seda sa hakkadki selles osas vaatama. Ja siis toksikoloogia, sest see on väga oluline, kuna ta otsis Google'ist infot Aderalli, unetablettide ja muu sellise kohta. Kui ta väidab enesekaitset ja toksikoloogia näitab, et tal oli palju aineid veres, mis ei võimaldanud tal sel ajal ärkvel olla, siis on see oluline. Kas see oli nii? Ja just siin tulevadki probleemid mängu. Sa võid ilmselt mõlemat poolt korraga mängida, aga sa tahad jõuda olemasolevate tõenditeni. Toksikoloogia saab olema hea teabeallikas, sest meil on kohtuekspertiisi tõendid numbrimärgi lugejate ja kaameratega. Sul on olemas ka sõnumid. See kõik on olemas. Lõpuks saad ka mobiilimastide päringud. Teisisõnu saad nende telefonide asukoha piirkonna järgi kindlaks teha, et teada saada, kus nende telefonid tol hetkel olid. Ja sul ongi, see on praegu väga koormav tõendmaterjal, et teha see arreteerimine ja saada kohtueelne kinnipidamine, sest nad on endiselt ohtlikud ja võivad põgeneda. Aga tööd on veel teha, sest meil peab olema, taaskord, meil on olemas tõendite põhjal piisav alus arreteerimiseks. Ja see ongi see, mis politseil praegu olemas on. Nüüd tahame minna edasi selle täiendava süüdistuseni. Kas me saame neid mõrvas süüdistada tõendite põhjal, mis hiljem välja tulevad? Ja ma võin kinnitada, et nad teevad koostööd Illinoisi osariigi prokuröridega ja tegutsevad selles piirkonnas.
nii et ma mõtlen, ma vihkan selliste küsimuste esitamist, sest me räägime inimesest ja keegi, kes lihtsalt niimoodi lahkub, see on lihtsalt nii kohutav. aga fakt, et sul on torss, pea politsei sõnul ja need hoiti sügavkülmas. kas see on miski, mis aitab uurijaid selles mõttes, et see on keha sellest päevast, mil ta suri? See hoiti ju sügavkülmas. Kui sa oled kohtuarst, kas see aitab sind, kui sa püüad kindlaks teha, mis juhtus? üks asi, mis sul on, nad leidsid torsot, mis oli sügavkülmas. See on nende jaoks hea asi, sest kui nad ütlevad, et on torkehaavad, siis kas torkehaavad olid torsol või mõnes teises kehaosas. Need on asjad, mida sa uurid. Teiseks, meil on surmaja kohta mingi ettekujutus olemasolevate tõendite põhjal. Võib-olla me ei tea täpselt, millal ta suri, aga tundub, et meil on ajaraami põhjal mingi ettekujutus olemas. Selle surnukeha säilitamine sügavkülmas on üsna hea tõend selle kohta, et nad teadsid, et neil oli see surnukeha majas. See on õõvastav. See on rõve, aga see on osa sellest puslest, mis töötab ja sellepärast nad vabanesidki kõigepealt kehaosadest. Nad ei teadnud, mida teistega peale hakata. ja siin me räägimegi sellest saamatust kambast, kes ei osanud välja mõelda, kuidas surnukehast lahti saada. See ongi see, mida sa vaatad. Selle põhjal, mida ma näen, kas see surm oli nende mõlema poolt planeeritud. ja võib-olla nad planeerisid selle surma, aga nad ei osanud planeerida, kuidas laipa eemaldada, kuidas kehast kõige paremal viisil lahti saada. jällegi, ma ei hakka teile ütlema, kuidas seda teha, aga nad proovisid omal moel, sest nad pidid trepi maha saagima. Ma mõtlen, see on ikka päris jõhker asi teha. Istuda seal ja tükeldada oma meest, kellega sa koos elasid, kes on nagu sinu pere ja teha midagi sellist. See on tõesti pöörane. See tõesti on. Ja siis sa lähed näiteks Illinoisi Mattooni järve äärde, kus inimesed on paadiga väljas, arvavad, et leiavad surnud kala, aga siis saavad aru, et see on hoopis käsivars. Tead, õnneks ei paista see nii olevat, kui väited tõele vastavad. Meil on tegemist kõige kogenumate kurjategijatega, aga tundub, et puudus igasugune arusaam näiteks sellest, kuidas Google'i otsingud töötavad. See on midagi, millele õiguskaitseorganitel on juurdepääs. Sinu teksti sõnumitele. Nad saavad selleks kohtumääruse ja näevad, kui sa saadad sõnumistiilis, kindlasti kustuta kõik ära. Ole kindel, nad näevad ka sinu Google'i otsinguid. See, mis mulle eriti silma jäi, oli, kuidas lahutada inimesest, keda sa ei leia. Ta otsis seda väidetavalt Google'is 24. kuupäeval, mis oli vaid 4 päeva enne seda, kui Dale Wayne Turneri käsi leiti. Ja see omakorda käivitas selle uurimise. Ma mõtlen nendele numbrimärgi tuvastussüsteemidele, mida õiguskaitseorganid on kasutanud, et siduda nad Walmartiga. Siduda nad selle kohaga, ilma et ma avaldaksin, kuidas te seda teete. Ja ilmselgelt ei tohiks keegi selliseid asju teha. Aga ma mõtlen, millised on mõned suurimad vead, mida nad sinu arvates tegid. Kus ma arvan, et veelgi enam on ilmne, et neil polnud aimugi, millist ligipääsu detektiivil esimese 24 tunni jooksul selle asja uurimisel on. Sellepärast teevadki detektiivid ja uurijad seda tööd, sest meil on ressursid ja võimalused. Tead, kui nad leidsid ühe kehaosa järvest, siis saadeti kohale meeskond, et otsida veel kehaosi, mida nad ka leidsid. Nad suutsid tegelikult tuvastada raskused, mis võidi olla ostetud Walmartist. Nii et nad läksid tagasi Walmarti. Nad said teada, kes need Walmartist ostis. Nad vaatavad, saavad foto inimesest, kes Walmartis ostu teeb. Nad jälgivad seda inimest sõidukini. Neil on oma piirkonnas videovalve, turvakaamerad, mis suudavad tuvastada numbrimärgi. Need on killud. Ja tead, väikestest tükkidest pannakse pilt kokku. Ja see ongi see, mis teil praegu käes on. Sa panid kõik kokku, et jõuda vähemalt selle tasemeni, et keegi arreteerida. Aga järgmine samm on see, kas saad esitada mõrvasüüdistuse, kas seda saab tõsta mõrvaks. Ja just sellepärast, mida meil siin on, mida detektiivid tegid, oli see, et nad suutsid tuvastada inimesed, kes olid seotud laiba kõrvaldamisega. Nüüd, kas me saame tuvastada nad inimestena, kes vastutavad tema tapmise eest, mitte enesekaitse, vaid kas see oli mõrv? Kas see on nii, nagu see praegu on? Kas see on mõrv? Ja paljud asjad näitavad, et see oli planeeritud sündmus tema Google'i otsingute põhjal. Need on asjad, mida sa vaatad ja tekstisõnumid. Ja tema ja parimad. Teine osa, mida sa vaatad, on ülekuulamine, kus ta üritab end distantseerida ja ta ei saa aru. Kogu tõendusmaterjal, kõik faktid ja tõendid, mis meil on, tõeline tõendusmaterjal on seal olemas. Ja see lükkab peaaegu kõik ümber, mida ta väidab. Ja see ülekuulamine. Üks asi, mida vandekohtud ei salli. Nad ei salli valetajaid.
ei, ja ma mõtlen ka sellele, et ma lihtsalt tulen kogu aeg tagasi selle täieliku teadmatusse juurde. ja siis tead, ma olen kindel, et ka detektiividele ei meeldi, kui ta räägib selle loo, mis juhtus. Üks asi, millest ma selles episoodis ei rääkinud, mille me tegime nädala alguses, kui me seda lugu esimest korda kajastasime, on see, et me märkasime Dale Wayne Turneri Facebooki profiilipilt. Ma arvan, et see uuendati 28. kuupäeval. See oli siis pärast seda, kui käsi leiti. Ja see on selgelt nädalad pärast seda, kui politsei ütleb, et kõik see võis juhtuda. Ja see on nagu siis, kui selgub, kellel oli juurdepääs tema Facebooki lehele, sest ilmselgelt ei olnud tema see, kes oma profiilipilti muutis, siis tundub see kõik nagu mingid labased katsed, mis võib-olla töötasid mõnes maffiafilmis. See ei hakka päriselus toimima. Kui tõenäoline see on? Ma mõtlen tema puhul, ma lihtsalt mõtlen, kui nad usuvad, et ta ei olnud lihtsalt keegi, kes selle plaaniga kaasa läks, vaid tal oli selles tegelikult aktiivne roll, siis kui kaua võiks aega minna, et see välja selgitada? Ja ma tean, et me räägime siin hüpoteetilistest olukordadest tulevikus, aga kui sa oled detektiiv, siis mis oleks sinu järgmine samm selles asjas? Noh, ma ütlesin, et sa ootad tekstisõnumite ja kõnede raportit, et proovida saada geopiirde andmeid, sest sa tahad teada saada, kus ta oli. Ta väidab, et ta ei olnud kodus, kui see juhtum tema abikaasa ja Jamesi vahel aset leidis. Kas me saame tuvastada, kas tema telefon oli sellel ajal selles asukohas, kui me arvame, et see juhtus? Iga osa, mida sa teed, ja see ongi üks asi. Me võtame pusletükid ja paneme neist kokku pildi. Me saame kõigepealt ääretükid, me kogume väikseid asju. Tema väited, mida me nüüd saame ümber lükata, nende tõendite põhjal, mis meil olemas on. Kui sa kõik selle kokku paned, siis näitad, et see oli teadlik pingutus, mitte ainult laiba eemaldamiseks, vaid võimalik, et ka vandenõu tema tapmiseks. Ja just see ongi. Jällegi, need on praegu kõik vaid süüdistused, aga detektiivina tahame me teada saada tõde. See ongi meie töö. Me otsime tõde, me kogume tõendeid. Tõendid viivad meid kogu olukorra selgitamiseni, mis juhtus Dale Wayne'iga. Ja tundub, et asi pole ainult eemaldamises. See ei paista olevat lihtsalt laibast vabanemine. See näeb välja nagu mõrv. Ja kes on selles asjas osalised? Tundub, et selleks on James ja tema naine. No, ja ma arvan ka, et Steven Turner on Dale Wayne Turneri vend ning ta on rääkinud kohaliku meediaga. Sellepärast ma mainisingi tema nime. Ja tema on see inimene, kellele nad väidetavalt kõik selle üles tunnistasid. Ja see on nagu, ma ei tunne Steven Turnerit, aga nende kahe jaoks, kes nüüd süüdistustega silmitsi seisavad, on see nagu, mida te arvasite, et ta teeb, kui te ütlesite talle, et mõrvasite tema venna või pussitasite ta surnuks? Kas te arvasite, et ta lihtsalt lepib sellega? Ja see ongi selle loo dünaamika. Seda on lihtsalt väga raske mõista. Ma märkasin seda ja ma toon ta välja, sest ma märkasin, et ta ütles, ma usun, et nad olid pussitanud. Ta kasutas sõna nad, kui ta viitas siin dokumendis Robin Turnerile ja Jamesile, mis kui tead, ma püüan siin otsi kokku viia. See nagu lükkab ümber Robini loo, mis oli, et ma tulin koju ja tundsin valgendi lõhna ning mõtlesin, mis toimub. Ja siis ma lihtsalt läksin ülejäänuga kaasa. Ja, ta üritab kogu süü Jamesi kaela ajada. See on tema viis asju ajada. Aga see vale püksid põlevad kaitse siin nende puhul ei tööta, sest miks nad Stevenile sellest rääkisid, seda me kunagi ei saa teada. Alati on mingi motiiv. Me püüame motiivi leida. Mõnikord me ei suuda leida motiivi, miks nad seda tegid. See võib ilmneda edasistes otsingutes, internetiotsingutes, Jamesi ja Robini vahelises suhtluses, igas teises suhtluses, mis Robinil kellegi teisega oli, või muudes otsingutes, mida nad tegid. Sest tead, kui inimesed ütlevad, et kui ma suren, siis kustutage mu brauseri ajalugu, siis see ei tähenda, et see on tõesti kustutatud. Ja see on üks asi. Uurijad teevad selles kõiges põhjalikke uurimisi. Need tõendid võivad olla väga süüstavad. Ja suur osa sellest näib olevat väga süüstav, mis viitab sellele, et see pole lihtsalt laibast vabanemine, vaid mõrv. Õige. Ja me näeme, mis edasi saab, lihtsalt täpsustuseks. Steve Turner helistas hädaabinumbrile 911 ja teavitas Joliet politseid. Osakonna dispetcherile ütles ta, et tema vennanaine Robin Turner ja poolvend James Adams olid talle öelnud, et nad tapsid ja tükeldasid tema venna Dale Wayne Turneri. Lihtsalt kohutav lugu. Illinoisi osariigist vaatame, mis edasi saab. NYPD pensionil detektiiv David Sarney. Aitäh, et aitasite meil sellest juhtumist aru saada. Lihtsalt hullumeelne juhtum. Ja, aitäh teile ja olge hoitud. Sellega ongi kõik. Saate ka On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme voogedastusel Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.